Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Hea köögisõber, täna ma pean tegema rassolnikut. Mul on olemas 2 liitrit puljongit, siin on ka liha sees, selle ma panen pliidile keema ja sinna sisse ma panen kooritud, puhastatud, tükeldatud kuubikuteks kartulid. Siin on mul 150 milliliitrit odrakruupi, selle ma pesin külma veega ära ja nüüd panin keeva vee talle peale, see nagu liguneb eelnevalt seda kiiremini, pärast keeb ära. Ja siis ma panen selle kartuli ja selle kruubi, panen siia puljongi sisse ja panen ta keema. Ja siis ma teen eraldi, puhastan sibula ära, siis porgandi sibula ma panen hästi peeneks, panen pannile, siis lisan talle juurde puhastatud ribadeks lõigatud porgandi, siis panen porrut ja natuke varssellerit ka sinna lõpuks juurde ja siis ma vahepeal keeva vee panen tomatile peale, eemaldan selle tomati koore ja siis purustan ta ära ja siis saab sellega nagu tomatipasta ja selle ma panen kõige peale lõpuks. Ja siis mul on kurgid, soolakurgid, need ma viilutan ära, võib-olla nad väga väiksed on, ma ei viitsi neid koorida, aga muidu võiks nad koorida, koor on tugev ja kõva. Ja siis tükeldada ka väikestest kuubikutest ja see läheb siis pannile peale, sinna nende sibula ja kõikide peale. Ja kui nüüd need kartulid on kõik pehmed ja poolpehmed, peaaegu pehmed ja siis kruubid ja kõik on seal sees, siis ma kallan selle praadimise, mis ma siin praadisin pannil, selle kallan siia peale ja siis maitsestan muidugi pipraga ja vaatan siis lõpuks, kuidas selle maitse rohelisega paneme. Peterseli lehti paneme peale ja ongi peaks. Nii, siin ma panen nüüd, pott on tulel, puljong läheb soojaks, siia panen leotatud kruubid potti keema. Kruubid tahavad rohkem keeda kui muidu. Ja nüüd ma puhastan kartulit. Nii, kartul on nüüd tükeldatud ja see läheb siia sisse. Selleks, et eemaldada siis tomatil koor, me teeme peale see ühele poole risti ja naha sisse ja teisel poole risti. Ja siis siia samuti lõike sisse ja kallame peale tulise vee. Paneme see potti, see kaussi ja keeme vesi peale. Natuke aega seisab ja siis me saame eraldada selle naha siit. Ja siis me saame purustada selle tomati või lõigata peeneks. Siis on ta ilma nahata. Pane veel juurde natuke, siin ruumi on meil. Nii, panni panin ka tulele, siin väikselt podiseb nüüd. See keerame tule ka minimaalse peale seniga, et ta rahulikult keeks. Ja siin ma panin rasva pannile ja nüüd läheb sibul. Uumutame natukene sibulat. Ja siis ma panen kohe porgandi ka peale siia sisse. Ja lõikan natukene porrut ka talle. Nii, natukene sellerit ka. Kõike me ära ei raska selle pärast, et saab teinekord ka hea võtta. Nii. Ja siia läheb porgand ka. Kuumutame seda kõike.
nii, nüüd panen siia selle porru ja selleri ka. Ja kohe võtsin tomatidel naha ära. Ja nüüd panen selle tomati, purustan selle tomati tükkideks. Ja siis panen ka siia sisse. Muidugi võib siin ka pipraga maitstada. Enda peenemaks ja läheb ka vannile. Seda võib ka teha blenderis, aga nii on vist kiire. Ja siis, kui see kartul ja on peaaegu pool pehmed juba, siis ma kallan selle kõik sinna sisse. See võib igasugust maitseainet panna veel, kellel mida on. Igasugust maitseainet ja segusid. Ja kõige lõpuks siin ma panen kurgid nüüd peale, kui see on nüüd parasjagu kuumutatud. Kuumutame need kurgid ka läbi. Ja ütleks, et kui kellelgi on kurgisoolvet, mul ei ole seda praegust, aga kurgisoolvet võib siis kõige lõpuks maitsestada kurgisoolega seda suppi. Supi sisse võib panna ka paar loorberilehte. Pärast me leiame nad üles muidugi, sest ega ostja sööjale taldriku peal pole seda vaja. Ja muidugi mõni teravipart ka, see ka halba ei tee. Aga siia ma panen veel seda soola natukene ja pipra. Maitseainet, pipra ja soola segu. Ja siis ma panen siia nüüd lisan selle kuubikuteks lõigatud happukurgi ja kummutan seda ka siin. Ja kui see on valmis, siis ta läheb pärast pühisse. Ja perele peaks siis lõunaks saama värsket suppi. Nii, kartul on peaaegu pehme ja nüüd ma kallan selle siia sisse selle supi, mis teeb sellest supist nüüd siis rassolniku. Näete, see on ilus maitsestatud ja sellega me maitsestame lõplikult supi ja keedame veel 5 minutit kindlasti. Ja siis maitsestame lõplikult, vaatame, kuidas soolaga on lood. Ja võib siis hakata serveerima. Nii. See siis minu esimene rassolnik. Tundub, et on maitsev.
keemise lõpus panin talle 50 grammi võid hulka, maitse rohelist, nii tapukoort. Head isu.